Tere kuulama, uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Venemaa spordiministeerium on teravalt tauninud rahvusvahelise kogukonna siiani kestvaid seisukohti ja samme, mille tulemusena on Venemaa sportlased eemaldatud pea kõikidelt võistlustelt. Venemaa seisukoht on, et sporti ei tuleks politiseerida, ka kultuuri laiemalt ei tohiks politiseerida, samuti poliitika politiseerimine on ohtlik tee ja sõja politiseerimine ei aita kedagi edasi. Praegusel sõjal Ukrainas ei ole poliitikaga mingit pistmist, märgib Kremli pressiteade. Eile hulgas helisesid üle terve Venemaa persekellad ja seda protestiks Eesti parlamendi usuvaenuliku poliitika vastu. Ja Eestisse. Parlamendi erakondade delegatsioonid kohtusid eile riigi edasise arengustrateegia nõupidamisel. Analüüsiti põhjalikult valitsuste vahetumiste mõju riigi arengule ja koordineeriti tegevuskava stabiilsema arengu tagamiseks. Igakülgne analüüs näitab, et kõige parem on, kui ametis olev valitsus võimalikult vähe teeb. See tagab, et järgmisel valitsusel ei ole vaja jälle kõike seni tehtud hakata ümber tegema. Selle ümbertegemisega saadakse tavaliselt hakkama ajaks, mil tuleb jälle teine valitsus, kellel taas seisab ees eelkäija tegude ümber tegemine. Kui aga mitte midagi teha, siis on ka järgmisel valitsusel kergem edasi minna või vanal edasi olla, tehes vaid kosmeetilisi muudatusi. Pidev tegemine ja ümbertegemine on nullsumma mäng ja sama tulemuse saab saavutada oluliselt odavamalt, seisab analüüsis. Suurem osa poliitikutest ongi olukorrast ammu aru saanud, ei tee midagi ning nii on oma riigile ka kõige suuremaks toeks, märgitakse delegatsioonide lõppseisukohas. Palkade läbipaistvuse direktiiv hakkab valitsuse pressiteate kohaselt kehtima Eestis järgmise aasta suvest, kuid riik on direktiivi jõustamiseks teinud ridamisi edusamme juba praegu. Mõned aastad on Eesti selle direktiivi jõustamiseks teinud otseseid jõupingutusi ja kaasa on aidanud ka palgasaajad. Eriti tänab valitsus kultuuritöötajaid, kelle palk on juba mitu aastat selline, paistabki läbi ja polegi aru saada, on see palk või midagi muud. Sellise läbipaistva palgani jõuti siiski koostöös kultuuritöötajate endiga, kes ei küsinud kunagi palka juurde või kui küsisid, siis nii viisakalt, et kuulda seda igatahes ei olnud. Kultuuri- ja haridustöötajad, siis meditsiinivaldkond ja päästjad on kõikide palkade läbipaistvuse direktiivi pioneerid ja eestvedajad. Palkade läbipaistvuse direktiivi eduka jõustamise järel hakatakse välja töötama ka inimeste läbipaistvuse direktiivi, märgitakse arengukavas. Ja loodushoiust enam kui 300 miljoni eurone rahatrahv, mis metsade üleraie tõttu Eestit ähvardab, tasutakse õigeaegselt. Valitsus on teinud RMK-le ülesandeks eraldada selle summa kokkusaamiseks vajalik kogus riigimetsa ja see oksjonile panna. Pingelise riigieelarve valguses ei ole üleraie trahvi muul viisil maksmine hetkel võimalik. Kuna üleraie trahvi maksmiseks maha võetud mets suurendab üleraiet veel, siis on uue trahvi maksmiseks samuti täiendavat metsa valmis vaadatud. Arvutuste kohaselt jagub Eestil metsa kõikvõimalike trahvide maksmiseks veel vähemalt 10 aastaks. Eetris olid uudised.